See on Anna. Ta on oma tööandjaga sõlminud kirjaliku kokkuleppe, et vajadusel saab ta töötada kodust. Kaugtöö meeldib Annale väga. Ei ummikuid, ei kontorimüra, ainult sina, arvuti ja mõnus töörahu. Kaugtöö ei peaks tähendama diivanitööd. Ka kodus peab töökoht olema ergonoomiline ja ohutu. Kui tööandja ja töötaja on kaugtöös kokku leppinud, peab töökoht vastama samadele töötervishoiu ja tööohutuse tingimustele nagu kontoris. Vabandust, kas tõesti käiakse nüüd iga päev kodukontorid üle kontrollimas? Ei käida, aga tööandja peab olema kindel, et kodukontori tingimused on sobivad ja ohutud. Töö tegemise koht lepitakse töötajaga kirjalikult kokku. Samuti on oluline kokku leppida, milline on töökorraldus, kuidas töövahendeid kasutatakse ja säilitatakse. Aga kui kodus ei ole kõiki nõutud vahendeid, kas siis peab kontorisse tagasi kobima? Tööandja kohustus on tagada töötajale tööülesannete täitmiseks sobilikud töövahendid. Samuti peab tööandja teostama riskianalüüsi ja tegema kindlaks, et töökeskkond oleks ohutu. Nagu inimene ise ei oskaks arvutit kasutada. Tihtipeale ei oskagi, vähemalt mitte sel viisil, et see tervist ei kahjusta. Ka kodus kehtivad ergonoomika põhitõed. Ekraan silmade kõrgusel, käed paralleelselt põrandaga, küünarnukid umbes 90-kraadise nurga all, õlad lõdvestatud. Püsivalt kodus töötades peaks soetama reguleeritava tooli ja eraldi ekraani. Aga ajutiselt saab kasutada ka muid abivahendeid, vastavalt patju või raamatuid. Kas nüüd võib tööga ka pihta hakata või mõõdame nurki edasi? Ka valgus on oluline. Päevavalgus peaks langema küljelt, mitte otse ekraanile. Vajadusel tuleks kasutada lampi, vältida varje ja peegeldusi. Paremakäelise jaoks on ideaalne, kui valgus langeb vasakult ja vasakukäelisel vastupidi. Nüüd on küll kõik nii nagu kontoris. Siia võib ennast lausa hilisõhtuni töötama unustada. Ennast liiga kauaks tööle unustada küll ei tohi. Nii nagu töötaja kohustub töövahendeid õigesti kasutama, tuleb ka tööd teadlikult planeerida, sest töö ja puhkeaeg peavad jääma tasakaalu. Egas siis midagi. Loodetavasti homme kulub kõigi reeglite üle arutlemisele vähem aega ja saab rohkem... Vähemalt sinu kolleeg hoolib töö ja puhkeajast.